Meesuurija, nii, teeme kohe otsa lahti. Tere tulemast meie tänasesse ülevaatesse. Me võtame täna luubi alla ühe tõeliselt põneva ja värske dokumendi, Elva valla ruumilise arengu eskiislahenduse. Mina olen Mikk. Ja mina olen Anna. See tänane materjal annab meile haruldaselt süstemaatilise ja mis sa salata väga teaduspõhise pildi sellest, kuidas üks 3. tasandi regionaalne keskus tegelikult oma tulevikku peaks kujundama. See on justkui suur pusle sellest, kuidas luua päriselt inimmõõtmine ja roheline keskkond, mis suudab suure tõmbekeskuse kõrval oma elu elada ja õitseda. Meesuurija, meie tänane plaan on lihtne ja loogiline. Esmalt vaatame suurt pilti ehk visiooni ja toinepiirkondi. Naisuurija. Seejärel sukeldume sellesse unikaalsesse metsalinna identiteeti. Räägime rahast ehk taristusest ja majandusest ning tõmbame otsad kokku. Lähme asja kallale. Esimene peatükk, Elva suur visioon. Aeglane ja tervislik alternatiiv. Ja teate, siin on üks täiesti kriitiline moment, mis mulle kohe silma jäi. Elva isegi ei püüa hakata Tartuga mingit vägikaigast vedama. Nad ei kopeeri Tartu suurliinlikku rütmi ega intensiivsust. Absoluutselt. Ja see ongi nende suurim trump. Nad ütlevad otse, et hei, me pakume hoopis midagi muud. Sellist kompaktset, rahulikku ja tervislikku elukeskkonda. Kujuta ette linna, mis on nii tugevalt läbi põimunud männi metsadega, et sul on igapäevaselt selline loodus-spa-tunne. Kodu, töökoht ja puhkeala ei ole üksteisest ära lõigatud, vaid need eksisteerivad harmoonias otse järvede ja metsade vahel. Ja kui me vaatame numbrid, siis see pendlerända statistika teeb asja puust ja punaseks. Meil on siin täiesti klassikaline bipolaarne liikumine. Jah, meil on umbes 560 inimest, kes sõidavad iga hommikul Elvast Tartusse tööle. See on natuke üle veerandi hõivatutest. Aga oota, tõeliselt märkiline number on tegelikult see 223. Need on inimesed, kes liiguvad risti vastupidi, Tartust Elvasse tööle. See lööb kohe uppi selle müüdi, et Elva on mingi uinuv magala. Ei ole. See tõestab täiesti üheselt, et Elva on iseseisev ja väga tugev majanduslik magneet, mis suudab ise töökohti pakkuda. Liigume edasi teise teema juurde, toimepiirkonnad. Vaatame, kuidas see ruumiline pusle praegu koos püsib ja mis saab tulevikus. Nüüd, vaadates seda praegust olukorda, kus roheline märgib Elva otsest mõjuala ja oranžimad toonid väevad meid Tartu poole, torkab silma üks selge muster. Just, paned tähele, kui tugeva iseseisva tugisambana Elva juba praegu Lõuna-Tartumaal toimib. See pole lihtsalt üks punkt kaardil, Rõngu, Rannu, Pukka, need kõik on reaalselt Elvaga seotud. Elva pakub neile põhimõtteliselt kõike, mida ühelt korralikult keskuselt oodatakse, alates gümnaasiumist kuni arstiabini. Inimesed ei pea iga pisikese asja peast Tartusse kihutama. Naisuurija, aga tulevikumudel. Teadlased on pakkunud välja strateegia, mis on minu meelest tõeline mängumuutja. Nad jagavad selle mõjuala 3 väga spetsiifiliseks vööndiks. Meesuurija, see on superloogiline lähenemine. Esimene on see roheline tuumik ehk lähisvöönd, kohad nagu Tammsa ja Annikoru, kus inimeste igapäevane elu ongi 100% Elva poole suunatud. Siis tuleb see oranžikas siirdevöönd, võtame näiteks Hellenurme. Seal käiakse Elvas poes ja arstijuues, aga keerukamad töökohad tõmbavad juba Tartu poole. Ja 3. on siis juba puhtalt Tartu mõjuvallas olev piirkond ja puhja seal üleval. See mudel aitab hoida fookust, planeerida õigeid asju õigetesse kohtadesse ja hoida ära selle lõputu kontrollimatu valglinastumise. 3. osa. See palju räägitud metsalinna identiteet ja need reaalsed füüsilised lahendused, mis peavad seda elus hoidma. Naissuurija, siin lähevad reeglid päris karviks, aga see ongi asja võlu. Uued arendused suunatakse juuliselt juba olemasolevasse taristusse. Eesmärk on ühendada näiteks käärde ja metsalaane üheks orgaaniliseks tervikuks, mitte ehitada kuhugi põllule uusi ainult autodest sõltuvaid asumisaari. Ja kõrghoonetest võite und näha, keskuses on absoluutne maksimum 3 korrust, elamualadelt õigest 2. Meesuurija, aga minu isiklik lemmik on see krundi sisse see haljastuse nõue. Kujutate ette, igal krundil peab reaalselt 40–60% olema kaetud kõrghaljastusega. Ja kui sa tõesti pead mõne männi maha võtma, siis rakendub see männi tukkade säilitamise kohustus. Sa kas istutad uue asemele või maksad asendusistutusfondi. See on ikka väga jõuline samm selle madala ja rohelise linnasilueti säilitamiseks. Puitarhitektuur. See on see, mis teeb Elvast Elva. See vana kuurortlinna hõng. Ja tead, see ei ole siin dokumendis lihtsalt mingi pehme oleks tore soovitus. See on selge nõue. Keskuses ja selles ajaloolises kuurordi piilkonnas uut maja ehitades pead sa fassaadil kasutama lausa 70% ulatuses naturaalseid materjale, peamiselt siis puitu.
uus arhitektuur peab otseselt rääkima sama keelt nende vanade puitpitside ja verandadega. Innovatsioon peab ulatama käe traditsioonile, säilitades selle imelise loomuliku ilme. Meesuurija, üks kõige ambitsioonikanamaise asju kogu selles ruumiplaanis on minu arvates aga see siniroheline telg. Jaa, see on linna uus tuiksoon. Sisuliselt joonistatakse kaardile katkematu joon otse Verevi järvest kuni Arbi järveni. Plaan on luua täiesti sujuv ilma igasuguste takistuste promenaad ja avalik ruum. See tähendab, et rannaalad, kesklinn ja puhkepargid on jalakäijatele ja ratturitele täielikult avatud. Sinna vahele ei luba nad ehitada ühtegi arendust, mis võiks inimeste vaba liikumise järvede vahel ära blokeerida. See on absoluutselt fantastiline. Meesuurija, 4. peatükk, taristu ja majandus. Sest olgem ausad, ainult tulusid ja metsaõhust üks keskus ära ela, eks. Vaja on ka toimivat majanduslikku vereringet. Uurimuses on Elva raudteejaama kohta kasutatud väga tabavat väljendit linnavärav ja plaan on muuta see moodaks mitmeliigiliseks liikuvussõlmeks. See jaam on ajalooliselt olnud pigem selline koht, kus sa seisad ja ootad rongi. Nüüd aga tuuakse sinna pargi- ja reisisüsteemid, korralikud ja turvalised rattaparklad. Eesmärk on teha igapäevane edasi-tagasi liikumine nii sujuvaks ja roheliseks kui vähegi võimalik. Lisaks on fookuses uute turvaliste ületuskohtade rajamine, et see raudtee ei lõikaks linna enam füüsiliselt pooleks nagu mingi müür. Kui rääkida puhtast majanduse elavdamisest, siis dokumentist koorub välja 3 väga tugevat suunda. Esiteks, meil on vanad tööstusalad nagu Kulbilohu. Need plaanitakse äratada uuele elule, muutes neid tänapäevasteks tehnoparkideks ja väikeettevõtjate aladeks. Teine geniaalne lükki on hübriidteenused. Et ei peaks kogu aeg kuhugi sõitma, tehakse kohalikest avalikest raamatukogudest ja noortekeskustest mugavad kaugtööpunktid. See on ideaalne neile, kes tahavad Tartusse sõitmist vältida, aga vajavad professionaalset keskkonda oma kodukandis. Ja 3. asi, mis paneb sellele loodusspa kontseptsioonile justkui kirsiks tordil, on uue piirkondliku ujula ehitamine. See on praegu teenusvõrgus üks suur puuduv lüli, mis saab lõpuks täidetud. Viimane peatükk. Mida me siis sellest kõigest õptime? See eskislahendus ei ole kuskilt otsast lihtsalt mingi kuiv ehitusnaute tabel. See on päriselt elamusliku linnaruumi loomise strateegia. Minu meelest näitab Elva praegu teistele sarnastele keskustele Eestis väga tugevat suunda. Nad tõestavad, et kui sa planeerid targalt, hoiad oma metsi, ehitad teed jalgratturitele ja arendad nutikat taristut, siis sa loodki keskkonda, mis on elujõus pakatav, aga ei pea see juures olema mingi betoonist suurlinn. See jätab õhku ühe väga provokatiivse küsimuse. Kas see igavene trügimine ja laienemine suurlinnastumise poole ongi üldse see ainus õige tee? Või peitubki tuleviku tõeline elukvaliteet just sellises heas inimmõõtmelises tasakaalus? Käesoleva ülevaate on pannud kokku Epp Vallikivi, Liina Salujõe, Sander Teras. Töö on valminud Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis mais 2026. Suur aitäh, et olite meiega selles analüütilise arutelus. Loodame, et saite siit kuhjaga inspiratsiooni ja avastamisrõõmu ruumiplaneeringute tohutult põnevas maailmas. Kohtumiseni!